Viis panime meie sportlaste kõik siuksed head esitlused, on see siis Tuuli, Regina, sinu suveseiklused Otepääl ja kõik see. Ja number 6 siis varupadrunis, mis vahel on osadel võistlustel kaasas, osadel võistlustel on taskus. Panime peatreeneri. Ei pea kommenteerimagi. Ei, mina küll ootaks kommentaari, et või siis isegi, et mitte et nagu jääda sinna minevikku liiga kauaks kinni, et võib-olla siis te olete esimesed mehed, kes saavad kommenteerida, et kuidas siis nüüd olukord uue peatreeneriga on. Väga hea, vinks-vonks ütleks, et mina ütlen, et ma arvasin, et kuskil sellise iseloomuga treener võib olemas olla, lõpuks jõudis ka Eestisse, et ega Eestis meil ei ole need treenerite valikud nii laiad, me tegelikult teame põhimõtteliselt kõiki treenerid, kes üldse Eestis laskujõutamise peal üldse olemas on ja et välismaalt selline vend tuli, eriti olümpiaastal üldse avanes, et täis jackpot ja nagu respekt tegelikult alaliidule, et tegelikult oli meil surve, et kuna me laskujõutamises treenerid on päris palju vahetatud, siis tegelikult kindlasti oli ka see surve, et kuule, me oleme nii palju vahetanud enne olümpiahooaega, ikka ei hakka treenerit vahetama, aga kuna see oligi, see on nagu päris gabariit ka, et tuli välja, et oli mööda lask, siis õnneks nagu tehti see valus otsus ära, et mis tagantjärgi nagu ülihea asi. Sa nagu nüüd tagantjärgi ütled, et see eelmine treener oli nagu päris mööda lask? See oli riskantne, oli nagu igal juhul, mina ütlesin algus ka, et davai, võtame, et see oligi riskantne selles mõttes, ta ei olnud ühtegi tiimi juhtinud, ta oli teaduse pealt tulnud, aga me teadsime, meil ongi teaduse pealt kedagi vaja ja mäletan isegi spordidirektor helistas, et näed, siuke mees on variandis, isegi täitsa lugesin paari nagu teadusartiklid, mis ta oli väljastanud, aga jah, et oligi tead, ongi riskantne, loodame, et ta hullult areneb ja lihtsalt ei klappinud meile. No tegelikult ega see ei ole ju nagu nüüd ülemäära nagu haruldane nähtus, et treener ei ole see, ütleme, et treenerid ikka vahetatakse, see on normaalne, et mingil määral spordis üleüldse, me ei räägi laskesuusast, aga et mis on siis nagu selle uue treeneri puhul see, mis te tunnete, et nagu 2 hooaega ikkagi võrreldamatult erineb, hea küll, üks mees on teaduse pealt tulnud ja teine on ilmselt rohkem praktika pealt tulnud, aga sellest ikkagi, mis on see suurim erinevus võib-olla? Ma ei tea, kõik lühidalt põhimõtteliselt suhtlus, kuidas ta üldse, kui motiveeritud tema on ja kõik treeningud ja kõik, mis te oskate kujutada. Aga kui sinu kui sportlase jaoks, kes tegelikult seda ala ju võib öelda, et tead küll läbi lõhki, et umbes mida saab see treener tuua, sa võistlete koos norrakatega, ta on Norra treener ja enam-vähem sa näed ju teisi ka, erinevates laagrites niimoodi, kuidas tehakse, kuidas töötatakse, et mis on see nagu, mida tasub tuua, mis kvaliteeti ta on toonud? Võib-olla üks, mis ta on päris tugevalt toonud, mida ma ei ole märganud teiste treenerite puhul või niimoodi, et päris tihti vaatame üle nagu nii-öelda väiksed eesmärgid ja seame nagu uued väiksed eesmärgid. Et me nagu kevadel seame mingid uued eesmärgid ja ei ole nii, et järgmise aasta kevadel vaatame, et see ei läinud tegelikult päris nii, et mingid eesmärgid sa suudad, ma ei tea, 2 kuuga ära nagu teha ja saad mingid uued eesmärgid võtta, et milleski muus nagu areneda ja siukestes väiksemates asjades nii-öelda eesmärkide võtmine ja seal nagu arenemine ja siis edasi liikumine. Ütleme, et nüüd kui Jakob, kes ikkagi liigitub võib-olla noorsportlase alla nii-öelda on ja et ütleme, et tegelikult ikkagi kogemuste mõttes et noorte pealt tulnud, et sina, Rene, kes ikkagi vana kala koondises, et kui samamoodi tekib küsimus tegelikult, et kas sul on veel midagi sellist õppida? Et kui Jakob leiab et on suhtluses muutunud, et hästi palju on teistmoodi, et mida sul on sealt nagu kaasa võtta uue treeneriga? Mis nagu silma paistis oli see, et tegelikult nagu see aasta on päris hästi läinud meil nagu, võib sülitada 3 korda üle vasak õla, aga me ei ole väga haigeks jäänud ja tegelikult ma tajusin näiteks eelmise treeneriga, et ühe haigus näiteks 3 päeva ütlesin ette, et kuule, et me paneme kevadel esimesed trennid nagu nii ribadeks ennast, et ma tean, et minu organism ei pea vastu ja täpselt oli 3-4 päeva pärast olin haige. Et see koormuse juhtimine on nii hea, et minu arust me teeme vähem puhkepäevi, meil tuleb rohkem treeningtunde,
aga me ei tunne minu arust kordagi, et me oleme nagu rammestunud, et noh, et uimane oled, et selles mõttes kõik see nädalased komplektid kokku kuidagi midagi klapib seal nii hästi, et me pingutame, me teeme jõudu, teeme vastupidavust, kõike teeme, aga miski pärast on nii, et kogu aeg on nagu päris adekvaatne nagu seis. Ja ma arvan, ongi balanss on nagu päris paigas ja seda me treeneriga suhtluses proovime alati nagu leida ka, et kui mingit muud treeningplaani, siis või noh, nii-öelda järgmisteks nädalateks teeme plaani, siis me vaatame ka, et mis olukorras nagu sa oled, et kui väsinud ja mis plaani me teha saame. Ja kui kaua te siis nüüd selle uue peatreeneriga olete saanud koos tööd teha, mis hetkel see pihta hakkas siis? Kas meil hakkab maikuust? No põhimõtteliselt 15 mai. 15 mai, aga mai keskelt. Jah, et mis veel mulle meeldib, et tema on niimoodi, et näiteks seesama vist Iidre laager, kuhu me nüüd peale podcasti homme lähme, et tegelikult meil on kogu plaan olemas. Et laagri kavatsus on paigas, isegi eraldi üksikult välja toodud treeningud ja siis saab iga sportlane juba nagu eraldi, ta tahabki seda vestlust, et kuule, sinu puhul äkki tõmbame siit tagasi, paneme siit juurde ja ütles kohe alguses ära, et see on ülinormaalne, et iga sportlane seab endale erinevad prioriteedid ja see peab kohe ka treeningplaanist nagu väljenduma. Mitte, et sa nipet-näpet lisad juurde, vaid sul peabki näha olema, et sa tõesti nagu, kui sa tahad see aasta rohkem ülakeha jõudu teha või et paaris tõukeid, et siis treeningplaanis on nagu selgelt näha, et sa oled sinna panustanud ja see tähendab, et me tõmbamegi muust plaanist midagi nagu tagasi. Ja siis me ootame, et see läheb paremaks ka. Jah, et see on ka mõnus, jah. Ja võib-olla ma siis vahele küsin veel nii palju täpsustavalt, kuna Eesti laskesuusas on ikka, kipub nii olema, et üks on siin ja teine on natuke nagu omaette, et kes see punt on siis praegu, kes kõik koos treenivad? Kes peatreeneri all treenivad? Kes peatreeneri all treenivad? Anna sa tuld. No, alustame meestest. Suuremale üldsusele kõik... Jaa, või sa võid ka ju öelda lihtsalt, et ei, kõik on koos. No suuremale üldsusele kõik peale Tuuli Tominga on külma, aga siis veel, No on juunioreid juures. Mehi Sudam treenib Norras, aga jah, praegu iseseisvalt. Aga muidu on jah, et okei, Johannal on, ta ei ole saanud treenida, aga ta treeniks meiega, ta lihtsalt tervis ei lubanud laagris käia, et tal on nagu nii-öelda oma eesmärk, et terveks saada lihtsalt. Ja aga muidu tundub küll, et vähemalt, et kõik, kes praegu treenivad, kõik on rahul. Isegi kui ei ole su areng olnud oodatav, no minul oli niimoodi, et tegime kevadel testi rullilindi peal maksimaalse ja tegime, ma ei tea, suve lõpp siis või sügise algus ja mul oligi reast 0 arengut ja oligi nagu imelik, halb, aga tead, et vähemalt on inimene, kellega ma koostööd teen, et tal on ka eesmärk, et ta ei hakka nagu seda rääkima nagu pehmeks, et kuule, et tegelikult me ei peagi praegu hea olema, et nagu, et jah, kahju, aga nagu usaldus on ikka, et me leiame temaga vähemalt mingi lahenduse. Tähtsust öelda, et tegelikult teie jutust nagu kõlab läbi usaldus treeneri vastu. Ja, väga suur väärtus ja mis tingib ka olukorra, kus teil on motivatsioon. Ja see kõlab läbi ja seda on nagu lahe kuulata. Aga kui me räägime korraks nagu nendest eesmärkidest, te tõite välja, et hooaeg on huvitav, sellepärast, et meil on kodune MK, meil on MM ja on ka olümpia, eks ole. MM vist ei ole see aasta, sorry. Anna andeks. No see mõttes nagu, et järgmine aasta, okei, hea küll. No tuleb. Aga no ütleme, järgmine hooaeg. Järgmine hooaeg. Et seega, et ikkagi nagu on suured nagu, ma ei tea, tähised hooaja sees, mida püüda. Et mis teie nagu need enda eesmärgid on? No ma ütlen ära, et ma tahaks meeste teates olümpial top 10, võtaks, et see on nagu kõige suurem eesmärk. Et sealt läheb tegelikult see piir, kus oleme ka saaks EOK-l kui ei ole midagi muutunud, on see B-kategooria tase. Ja kuna praegu ei võistle ka Venemaa ja Valgevene, kes traditsiooniliselt lihtsalt teevad meile selja prügiseks, siis jällegi on tegelikult praegusel ajal nagu ülihea võimalus nagu saada sinna top 10-sse. Et see suvi mul oli küll nagu hea meel, et isegi kui ma ise arengut pikalt ei näinud, et nagu kõrvalt mehed nagu lähevad paremaks, et tegelikult tekitas küll enesekindlust, et et ootan täiega teatesõite. Ja ongi pluss teatesõitudest tegelikult see eelnev hooaeg ka meil oli täitsa head kohad ilma nende arenguteta, mis see suvi on olnud. Ja. Et jah.
ja kuna meilt ei oodata ka nagu nii palju kui võib-olla naistelt, sellepärast et eelnevad aastad ei ole mingeid häid tulemusi, siis ongi nagu isegi top 12, oh kõva, anname nukki ja ülihea töö, noh.